Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Ja me räägime edasi meele uuendamisest ja saate pealkiri täna on, et mida sa vaatad. Me oleme rääkinud mõtlemisest, aga nüüd me räägime ka sellest, mida me vaatame, sest et jälle Jumal on meil käskinud tegelikult ennast distsiplineerida, ennast kontrollida seda, mida me mõtleme, kontrollida seda, mida me räägime ja täpselt samamoodi tegelikult Jumal ka tahab, et me kontrolliksime seda, mida me vaatame. Sest et see ei ole jälle ükspuha, mida ma vaatan ja kuhu ma vaatan. Me hakkame vaatama kirjakohti ka, kus ta räägib sellest, kui oluline on see, et me tegelikult distsiplineerime ka oma silmi. Sest et jälle, kui me mõtleme selle peale, et see, mida ma vaatan, selles suunas tegelikult ma liigun. Ja see, mida ma vaatan, see võib panna mind tegutsema teatud viisil. On see hea või see on kuri? See võib olla nii ühte kui teistpidi. Nii et see sõltub just sellest, mida ma vaatan. Kui ma vaatan midagi, mis on kuri, siis see inspireerib mind tegelikult tegema midagi, mis on kuri. Ja kui ma vaatan midagi, mis on hea, siis see inspireerib mind tegema midagi head. Nii et jälle samamoodi, nagu me peame kontrollima oma mõtteid, oma sõnu, me peame ka kontrollima seda, mida ja kuhu poole me vaatame. Amen. Ma loen Mattuse evangeeliumi 5. peatükist ja 27. salmist. Need on Jeesuse sõnad. Ta ütleb, et te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga ma ütlen teile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames. Ent kui su parem silm sind pahandab, siis kisu ta välja ja heida ta enesest ära. Sest sulle on parem, et üks sinu liikmetest hukkub, kui et kogu su ihu heidetakse põrgusse. Nüüd see on üsna karm kirjakoht võib-olla mõni inimese jaoks võib olla, aga ta toob välja tegelikult ühe väga olulise asja ja toob välja just see on põhimõtteliselt uue lepingu tase. Ja see tase on selles just, et mis on meie hoiakud selle asja taga, kui me midagi vaatame. Nüüd ta isegi ei tegele ainult sellega, et nii-öelda seda vaata, seda ära vaata, vaid ta räägib tegelikult siin ja sellest, et ütleb just, et kui naise peale vaatab teda himustades. See ei tähenda seda, et sa ei või ühe naistele rahvale otsa vaadata midagi taolist või üldse tema peale vaadata. Ta ei räägi sellest, vaid ta räägib ühest valest mentaliteedist selle taga. Ühest hoiakust see, et nagu inimene on himustamas seda inimest ja ta näeb seda naist kui ühte seksuaalset objekti. Ja Jeesus ütleb selle kohta väga selgelt, et ta on temaga abielu rikkunud juba oma südames. Hiobi raamatus on üks huvitav kirjakoht, kus öeldakse seda ka, et Hiob ütleb, et ma olen oma silmadega teinud lepingu. Ja see räägib sellest, et ta oli enda jaoks paika standardid. Ja ta räägib just seda samas kontekstis just, et ma ei saa, nagu öeldakse, neitsi peale vaadata just sükse himustava hoiakuga. See on see kontekst, millest ta seda räägib, just, et on teinud lepingu. Ja tegelikult kahjuks, ütleme, see on tüüpiliselt vist kujunud välja ka sükseks võib-olla meeste probleemiks on see, et nad vahel vaatavad naisterahvasi just sarnase vale suhtumise ja vale mõtlemisega. Aga siit tuleb tegelikult üks teine teema just ka küsimus ongi sama, et mida sa vaatad. Ongi see sama, et me peame ka valima seda, mida me oleme vaatamas. Näiteks televisioon on tänasel päeval tegelikult muutunud vägagi veidraks oma olemuselt. Isegi kui sa süksel tavalisel ajal vaatad ja ütleme, tulevad need reklaamipausid, siis kui sul see ei ole, nagu öeldakse, selle edasi kerimise võimalusega, siis sa nagu öeldakse, sul peab pult olema käe pärast, sest sealt vahel tuleb mõningaid pilte, mõningaid asju, mida räägitakse, öeldakse, mis ei ole tegelikult sulle head vaatamiseks. Nüüd see küsimus, miks me kontrollime neid asju, mida me vaatame, on see, et need asjad toodavad meist teatud mõttemalle ja lõpuks need toodavad ka teatud käitumisi. See on see küsimus, see ei ole lihtsalt see, et see on keelatud või seda ei tohi teha ja mida iganes. See küsimus on selles, et just selle on üks palju sügavam taust. See on midagi, mis ta toodab. Ja see on see sama põhjus ka, miks me peaksime valima, mida me vaatame konkreetselt. Absoluutselt, jah. Ja väga hea näide üks lugu sellest on Taavetist ja 2. Samueli raamatu 11. peatükk räägib sellest. Ja ma loen siit päris pika lõigu 1. salmist.
ütleb, järgmisel aastal oli kuningate sõtta mineku ajal. Nüüd just panna tähele seda, et see oli kuningate sõtta mineku aeg. Ja Taavet oli kuningas. Ja ta ütleb, ja Taavet läkitas Joabi ja ühes temaga ta sulased ja kogu Iisraeli. Ja need hävitasid ammonlasi ja piirasid Rabat. Nüüd, küsimus on see, Taavet, kus sina oled? Kui on kuningate sõtta mineku aeg. Ja ta ütleb, ja Taavet ise aga jäi Jeruusalemma. Nüüd me näeme juba seda, et ta on valel ajal valas kohas. See on juba esimene viga, mis ta teeb siin. Ja ütleb, ja ühel õhtul, kui Taavet oli tõusnud voodist ja kõndis kuningakoja katusel, nägi ta katuselt, sest et kuningakoda oli tollel ajal kõige kõrgem hoone. Ja kui ta kõndis seal katusel, siis tegelikult temal oli täielik ülevaade kõikide, mis seal ümber olid nii-öelda majad. Ja ta ütleb, ja ta nägi katuselt ühte naist ennast pesevat. Nüüd selge on see, et kui naine ennast peseb, siis ta ei ole riides. Ja ta ütleb, ja naine oli väga ilus. Nüüd küsimus on see, et kui keegi annab hinnangu, et naine oli väga ilus, siis, ja ta ütleb, et ja ta nägi seda naist, siis ta lihtsalt korra vilksamisi ei vaadanud ja ups, pööran ruttu näo ära, sest et seal on midagi, eks ole. Ei, ta jäi teda vaatama. Ja sellepärast ta saab öelda, et naine oli väga ilus, sest et ta hakkas teda vaatama sõna otses mõttes. Ja siin on nüüd jälle teine viga. Kõigepealt on valel ajal valas kohas. Nüüd ta näeb midagi, mis tegelikult see vaade ei kuulu talle. Ta oleks pidanud oma silmad ära pöörama kohe ja võib-olla kõndima minema sealt isegi. Me näeme seda, et ta ei tee siin seda. Ja ta ütleb, ja kui Taavet läkitas naise kohta teateid pärima, siis öeldi, eks see ole Batseba, Eliami tütar, Hetiit uurija naine. Nüüd ta saab teada, et see on kellegi mehe naine. Nüüd ja ütleb, siis Taavet läkitas käskjalad ja laskis tema tuua. Nüüd, siin on järgmine viga. Me näeme seda, et Taavet teeb siin, Taavet, kes oli mees Jumala südame järgi, ütleb Piibel. Ta oli väga õige südamega mees, aga siin selles situatsioonis me näeme, et ta teeb ühe vea teise otsa. Siin on üks jada on käimas. Kui ta kuulis, et see on teise mehe naine, siis tal ei oleks olnud mitte mingisugust põhjust lasta teda veel tuua sinna või kutsuda sinna enda juurde, aga ta laskis tema sinna tuua. Nüüd me näeme jälle üks järgmine viga, mis ta teeb. Ja kui ta tuli tema juurde, siis ta magas tema juures. Järgmine viga. Ta oli just ennast puhastanud oma roojasusest. Siis ta läks tagasi oma kotta, naine siis, ja naine sai käima peale ja läkitas teatama Taavetile öeldes, ma olen käima peal. Siis Taavet läkitas Joabile sõna, saada Hetiit uurija minu juurde ja Joab saatis uurija Taaveti juurde. Nüüd me näeme seda, Taavet, kes me näeme Taaveti lauludest ühte asja, et ta väga tihti pidevalt lauludes ka, ta suhtleb Jumalaga, ta küsib asju Jumala käest. Isegi kui ta on, me näeme Piiblis, et kui ta on väga sarnastes olukordades, siis ta kunagi ei tee automaatselt samu asju, mis ta on enne teinud samas olukorras. Ta alati küsis Jumala käest. Ka kui näiteks vaenlasel seal ta küsib jälle, Jumal, kas ma peaksin minema neid lööma? Ja iga kord ta ei tee samamoodi lihtsalt automaatselt, mis Jumal eelmine kord ütles. Ta iga kord küsis. Aga siin selles loos me näeme seda, et ta üldse ei suhtle Jumalaga. Ta üldse ei küsi Jumala käest, ta on astunud ühte ämbrisse ja nüüd ta lihtsalt astub ühest ämbrist järgmisesse kogu aeg. Ilma, et ta suhtleks Jumalaga, ilma, et ta küsiks Jumala käest, et okei, ma olen nüüd pannud ennast lolli olukorda, aga kuidas ma sellest nüüd välja tulen? Ta isegi ei küsi Jumala käest. Ja me näeme siis, et ta laseb selle uurija siis rindelt siis kutsuda Taaveti juurde. Ja kui uurija tuli tema juurde, küsis Taavet, kuidas Joabi ja rahva käsi käib ja kuidas on lugu sõjaga. Nüüd me saame aru sellest, et tal on tegelikult üks eesmärk sellega, et ta kutsus uurija. Aga nüüd ta püüab seda kõike väga ilusaks maalida. Küsib kõik, kuidas rahval käsi käib ja kuidas seal rindel on ja nagu teeb head juttu temaga. Aga tegelikult tal on üks teine eesmärk.
ja Taavet ütles Uuriale, mine alla oma kotta ja pese jalgu. Nii, mis on tema eesmärk? Ta teab, et Uuria naine on jäänud temast rasedaks ja nüüd ta tahab selle kõik vaiba alla lükata, kutsus rindelt Uuria koju ja ütleb, mine nüüd oma kotta. Et juba mõeldes selle peale, et kui Uuria nüüd magab oma naisega, siis me saame öelda, et see on tema laps. Ja kõik on vaiba alla pühitud, keegi midagi ei tea, kõik on korras. Kõik on korras. Aga tegelikult ei olnud mitte midagi korras. Ja ütleb, ja Uuria läks kuningakojast välja ja temale järgnes kuninga kingitus. Ja me näeme, Taavet on astumas ühest ämbrist teise. Ta teeb ühe vea teise järele. Ta nüüd veel saadab talle kingituse. Me näeme seda, kuidas ta tahab mätsida kinni oma suure patu. Ja ta ei pöördu Jumala poole. Ta ei küsi Jumala käest mitte midagi. Ta lihtsalt teeb ühe vea teise järele. Mis näitab seda, et me peame jooksma Jumala juurde kohe, kui me eksime. Et me ei hakkaks mingis jadas edasi minema, ei teeks vea otsa. Ütleb, aga Uuria heitis magama kuningakoja ukse ette. Kõigi oma isandate sulaste seltsi ega läinud alla oma kotta. Nüüd Taaveti plaan ei lähe läbi, sest Uuria teeb midagi teistmoodi, kui tema arvas ja kuidas tema oli plaaninud. Kui Taavetile teatati ja öeldi, Uuria ei olegi läinud oma kotta, siis Taavet küsis Uurialt, eks sa ole tulnud teekonnalt, mis pärast sa siis ei ole läinud oma kotta? Aga Uuria vastas Taavetile, laegas ning Iisrael ja Juuda asuvad telkides ja mu isand Joab ja mu isandad sulased on väljal leeris. Kas mina peaksin siis minema oma kotta, sööma ja jooma ja magama oma naisega? Nii tõesti, kui sa elad ja nii tõesti, kui su hing elab, ma ei tee seda mitte. Me näeme siin seda, et Uuria on väga-väga lojaalne Taavetile ja kõigele sellele, mis on tema ülesandeks antud. Ta ei tee asju, ta saab aru, et teised on seal lahingus, eks ole, ja kuidas nüüd mina saan siin lihtsalt tunda ennast hästi ja nautida asju ja teised on lahingus. Ja tema süda ei lasknud tal seda teha. Ta oli nii auväärne mees. Ja Taavet ütles Uuriale, jää siis ka veel täna siia ja homme ma saadan su ära. Ja Uuria jäi Jeruusalemma selleks ja järgmiseks päevaks. Ja Taavet kutsus teda, ta sõi ja jõi tema juures ja ta jootis tema purju. Me näeme jälle, Taavet ei lõpeta. Ta tahab oma selle mingi plaani läbi pressida, kuigi see on nii vale, kui vale saab olla. Ta oleks pidanud jooksma Jumala juurde, tunnistama üles oma patu, saama Jumala käest andeks, aga ta lihtsalt teeb ühe vea teise järgi. Ta tahab pressida Uuriat sellesse kohta, et ta saaks nii öelda, kõik oleks vaiba alla pühitud. Et ta ometi läheks oma kotta, läheks oma naise juurde. Ja ta jootis ta sellepärast purju. Aga õhtul ta läks magama oma asemele ühes oma isanda sulastega ega läinud mitte alla oma kotta. Me näeme, et Uuria isegi purjus olekus. Ta hoidis kinni oma aususest ja ustavusest ja lojaalsusest. Ta oli nii õige südamega mees. Selles loos siin Uuria on 1000 korda õigem Jumala silmis kui Taavet. Kahjuks. Taavet on tegemas ühe vea teise järgi. Ja siis ütleb hommikul, aga kirjutas Taavet Joabile kirja ja läkitas selle ühes Uuriaga. Ja kirjas oli ta kirjutanud ning öelnud, pange Uuria kõige tugevama tapluse esirinda ja taanduge tema tagant nõnda, et ta lüüakse maha ja sureb. Nüüd, Taavet, kui ta näeb, et tema plaan ei läinud läbi sellega, et Uuria läheks ja magaks oma naisega, see ei läinud läbi. Mis ta nüüd teeb? Järgmine ämber ja järgmine suur patt tegelikult. Põhimõtteliselt ta saadab selle mehe surma. Tema kirjutab alla tema surmaotsusele. Ja ütleb, ja kui siis Joab linna piiras, pani ta Uuria paika, kus ta teadis olevat vahvaid mehi. Ja linnamehed tulid välja ja taplesid Joabi vastu ja mõned rahva hulgast Taaveti sulasest langesid. Ja surma sai ka Hetiit Uuria. Ja me teame, kui me vaatame piiblit, see lugu tegelikult oli see, mis tõmbas tegelikult Taaveti, ütleme, kuldsele elule ühe väga tugeva joone alla. Peale seda lugu hakkavad igasugused jamad tema elus toimuma. Miks? Ta ei parandanud meelt.
hiljem ja ta parandab siis, kui see laps sureb, eks ole, kes sünnib. Aga selles mõttes see patt iseenesest, see mõjutas tema elu ja see on isegi huvitav, kui me vaatame, kui Matteuse 1. peatükis Jumal loeb kõik Jeesuse nii-öelda sugupuu ette, siis ta ütleb, et Taavetile sündis uurija naisest Saalomon. Jumal ei kirjutanud sellele kõigile absoluutselt alla ja see, mida Taavet tegi, oli väga vale, aga kust see kõik algas? Kust see kõik algas? See oli see, et ta nägi midagi ja ta ei taltsutanud oma silmi. Ta ei pööranud oma silmi ära. Ta jäi seda naist vaatama ja me näeme seda, et see, et ta jäi teda vaatama, see viis teda ühe tohutu patujada sisse tegelikult. Ja ta astus lihtsalt ühest ämbrist teise ja aina hullemaks läks. Nii et me peame oma silmi kontrollima, me peame panema nii-öelda ühe valvuri, et me saame aru, et apikene see, mis ma, sest et seal on 2 eri asja, ma võin midagi näha, aga ma ei tohi jääda seda vaatama. Ma peaks kohe pilgu ära pöörama. Aga Taavet ei teinud seda ja see oli tema üks suur langemise koht siin tegelikult. Amen. Ja see on meile õpetuseks. Amen. Nüüd üks asi tegelikult, ma tahan siia sellesama otsa just panna. Tänasel päeval ütleme väga palju ka nimetatakse seda laimas mõttes sotsiaalmeediast. Ja. Inimesed on seal, ütleme, jälgimas ja järgimas vahest, nagu öeldakse isegi teatud inimesi. Ja. Nad loevad nende kirjutatud materjale, vaatavad nende postitatud pilte, asju ja see inimene võib isegi olla võib-olla väga tuntud inimene. Ja ta on sinna postitamas ühte ja teist ja kolmandat ja mõni mõtlevad, mis selles nagu halba on. Lõpetus huvitavaid ja põnevaid asju kirjutab seal. Aga me peame aru saama seda, et inimesed oma postitustesse ja oma sõnadesse panevad seda, kes nad on. Ja me peame teadma tegelikult, mis allikas see pärit on. Isegi kui see inimene on nii-öelda tuntud ja võib-olla teatud inimene ja me jälgime kogu seda asja, mis ta kirjutab või räägib või mis ta seal postitab, siis tegelikult need on need mõtted, mis on tema mõtetes keerlemas ja mis on tootnud tema elus midagi siis. Ja kui me saame aru näiteks, kui me räägime kas või isegi kui me räägime ka just abielust ja abielussuhetest ja kui selle inimese elus on üks terve hunnik segadusi ja probleeme ja tal on võib-olla kes teab mitmes suhe ja midagi sükest asju, siis need on teatud mõttelaadid ja hoiakud, mis tema elus on ja mis on viinud teda sellesse kohta. Ja nüüd sina loed neid asju, vaatad neid pilte, siis tegelikult need samad mõtted produtseerivad sinus seda negatiivset, mis on tema elus toimub. Ja me peame enda jaoks seda väga tõsiselt aru saama sellest just, et see ei ole üksta kõik, mida me vaatame, keda me jälgime ja kelle postitusi me loeme. Me peame valima neid asju. Ja tegelikult üldse selle sotsiaalmeediaga on selline tõsine probleem see, et nagu inimesed nagu öeldakse, sageli neelavad enda sisse väga palju, nimetakse sükest ka pahna ja ebaolulist ja mitte lihtsalt ebaolulist, tegelikult sageli see ebaoluline muutubki mingis mõttes oluliseks, et see sükene informatsioon, mis on väheväärtuslik, see istutakse meie sisse ja see hakkab meie elus teatud mõttelaadi toitma. Ja ka sealt tekib üks teine asi, see on ka see süke, ma nimetaksin pinnapealsuseks. See, et inimesed on harjunud ainult kõige väikeste killukestena kõiki asju saama. Ja see, et nagu isegi koguduse jutlus ei saa enam olla tund aega pikk, sest inimesed ei oska enam, ei taha enam seda kuulata, see peab olema lühike killuke. Sest nagu sotsiaalmeedia postitused, need peavad olema mingisugused väiksed klipikesed asjad. Et see nagu üks mingisugune mõte kiiratakse edasi järgmine. Ja inimesed on sellise mõttelaadiga harjunu hakanud ja see on negatiivne tegelikult. Ja vaatame, Jakobuse kiri räägib ühest teistsugusest suhtumisest tegelikult. Jakobuse 1.22 ütleb niimoodi, aga olge sõna tegijad ja mitte üksipäinis kuulijad, iseendid pettes. Sest kui keegi on sõnad kuulja ja mitte tegija, siis on ta mehe sarnane, kes vaatab oma ihulikku palet peeglis. Ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole unustav kuulja, vaid on teotegija, see on õnnis oma tegemises. Nüüd ta räägib tegelikult, mis asi see vabaduse täiuslik käsk on. See on Jumala sõna. Ja ta ütleb, mismoodi me peaksime selle sõnaga tegema. Me peaksime sellesse
kummardades vaatama. Ja ta võrdleb seda millega? Peegliga. Ja. Nüüd, mida me peeglis näeme? Me näeme iseennast, eks ju. Aga nüüd ta räägib sellest, et Jumala sõna on otse kui peegel. Mida me selles näeme? Me näeme seda, mismoodi Jumal meid näeb. Ja, amen. Ja nüüd seda vaadates, mis teeb, selle pilti vaatamine muudab meid selliseks, mida me näeme sealt. Amen. Ja see on see sama oluline asi, et me peaksime Jumala sõnasse just kummardades vaatama. Millest see räägib? See räägib tegelikult sellest samast innukusest. Ja tegelikult, kui me räägime peegli kasutamisest, võib-olla naisterahvad võib-olla isegi rohkem puutuvad sellega kokku. Kui nad, võtavad selle peegli, näiteks nad on hommikul meiki peale panemisega taolist, siis nad vaatavad hästi lähedalt igat väikest detaili, kus kohas midagi on, mida peaks siin sättima, mida peaks siin võib-olla millegiga natuke katma. Ja siis nad ka kummardades vaatavad. Aga vaata vahel, kui meesterahvas näiteks läheb peeglist mööda, ta vaatab korraks, et okei, juuksed on enam-vähem normaalselt, käib küll, läheb edasi. Ja see ei ole kummardades vaatamine. Ta on lihtsalt selle üldise pildiga enam-vähem rahul ja ta ei süvene selles asjasse. Ja tegelikult, kui ta oleks süüvinud, siis ta oleks avastanud, et ma ei tea, see või teine asi ei ole päris korras või see on kuidagi nagu peaks ka sättima normaalsemaks. Nii et selles mõttes see on see sama suhtumine, mis meil pole Jumala sõnasse, et me kummardades vaatame. Me vaatame selle sõna peale, et näha neid asju, mis Jumal on sellesse pannud ja näha ka just neid samu olulisi detaile. Amen. Ja tegelikult me näeme see Jumala sõnasse süveneme või süüvimine toodab meis seda, et me hakkame selle järgi tegema. Ja. See on üks huvitav asi tegelikult. Jumala sõnal on niisugune huvitav omadus, et kui seda lugeda ja sellesse süüvida, siis me hakkame selle järgi tegema. Ja. Et kui vaatame veel korra Efesaste kirja 1. peatükki ja 18. salmi. Ja siin Paulus palub selle koguduse eest ja ta alustab väga huvitavate sõnadega seda palvet. Ütleb, paludes Jumala käest siis, et Jumal siis valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks teid on kutsunud ja mis on tema pärand ja aurikkus pühade sees. Nüüd ta räägib sellest, et meie südamel on ka silmad. Ja ta ütleb, et valgustaks. Tähendab seda, et see valgus jõuaks meie südamesse ehk siis ja me näeksime teatud asju. Nüüd see on sama just, kui me vaatame seda nagu ka seda negatiivset külge, me vaatasime just seda, et kui inimene vaatab teatud asju, mis on valed, siis need asjad jõuavad lõpuks tema südamesse ja ta teeb neid asju. Aga nüüd, kui me vaatame Jumala sõna ja vaatame ühe õige igatsuse ja ootusega, siis see jõuab ka meie südamesse ja sinna tuleb valgus. Ja me saame aru, millest me saame aru, esiteks, milleks meid Jumal on kutsunud ja milline on see tohutu pärand, mis ta meile on kinkinud. Ja see on nüüd seesama selles Jumala sõnasse pandud meie jaoks varjule, aga me peame tõesti igatsema, et see valgus võiks meie südamesse jõuda. Ja see on siis sama, me peaksime vaatama Jumala sõna, mitte midagi nii-öelda väärtusetut või midagi sellist, mis ei ole meie vaatamiseks mõeldud. Ja väga sarnane kirja kohta on veel 2. Korintuse kirjas ja 3. peatükis ja salm 18. Ütleb, aga me kõik, kes katmatu palgega vaatleme issanda auhiilgust otse kui peeglis. Muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimust. Nüüd ma loen sellega laiendatud tõlkes. Ütleb, et ja me kõik otse kui katmata näoga, sest me pidevalt jätkasime vaatamast Jumala sõnasse. Otse kui vaatleksime peeglis issanda auhiilgust. Nüüd siin ta räägib täpselt sama, et Jumala sõna on nagu see peegel. Amen, et me peaksime vaatama sellesse peeglisse nii-öelda. Ja nüüd ma peaks nägema, et kas see peeglipilt ja minu pilt lähevad kokku. Aga siis vaatleksime peeglis issanda auhiilgust. Oleme pidevalt muutumas tema enda näo järgi üha kasvavas auhiilguses ja ühest au tasemest teise, sest see tuleb issandalt, kes on vaim. Ja me näeme, see on huvitav ka, et ta ütleb, et üha kasvavas auhiilguses. Mis see tähendab? See tähendab, et mida rohkem me vaatame Jumala sõnasse,
siis seda rohkem me muutume tema moodi. Ja. Siis seda rohkem see pilt nii-öelda, mida me näeme piiblis ja see, mis on see reaalsus, eks ole, need lähevad rohkem ja rohkem kokku. ja me läheme siis ka ühest au tasemest teise. Et ka see au meie elus, see kogu aeg kasvab, mida rohkem me vaatame sellesse sõnasse. Ja jälle see ongi see vaatamine. Nagu me oleme rääkinud sellest, et mida ma vaatan, kuhu ma vaatan, mismoodi ma vaatan, et me oleme rääkinud ka, et me peaksime süvenema sellesse sõnasse. Ja nüüd, kui me seda teeme ja me vaatame Jumala sõnasse, nüüd see hakkab meid muutma. Miks? Sest et see, mida ma vaatan, see hakkab mind mõjutama. Ma hakkan selle moodi muutuma, nagu sa tõid välja ka, kui inimesed nii-öelda fännavad kedagi, eks ole, siis tihti on näha ka seda, et nad lihtsalt ainult ei kuula, mis nad räägivad, vaid nad ka hakkavad nende välimust tegelikult kopeerima. Nad hakkavad tegema endale samusuguseid soenguid pähe. Miks? Sest et see on midagi, mida nad näevad ja mis meeldib neile ja mis tõmbab neid. Nii et kui me vaatame sellesse Jumala sõnasse, nüüd see peaks meid täpselt samamoodi hakkama muutma, aga positiivses mõttes. Muutma meid rohkem ja rohkem tegelikult Jumala moodi. Sest et kui me vaatame asjade peale, mis ei ole Jumala sõna kohased, nüüd me hakkame, mille moodi me siis muutume? Me muutume maailma moodi. Me muutume tegelikult rohkem kuradi moodi. Me mõtleme tema mõtteid võib-olla. Me riietume teatud viisil ja me käitume teatud viisil, mis ei ole jumalik. Nii et see on ülioluline tegelikult, kuhu me oma silmad paneme, mille peale me vaatame tegelikult. Sest et jälle mulle meeldib, kuidas üks jutlustaja ütles ka, et mis on hea siuke indikaator, et kui sa midagi mõtled või vaatad või kuulad, et kas sa saad selle asja peale öelda tänu Jumalale või kiitus Issandale. Ja kui sa ei saa, siis järelikult me ei peaks seda vaatama, me ei peaks seda kuulama, me ei peaks seda rääkima. Nii et seal on ühed sellised lihtsad väiksed nipid, kuidas me saame ennast nagu nii-öelda treenida ja kontrollida. Just, et tõesti küsida, kas ma saan öelda selle asja kohta tänu Jumalale või kiitus Issandale. Et see aitab meil lihtsalt panna paika, et kas see mõte või see, mida ma vaatan või see, mida ma kuulan, kas see on õige asi, kas see on mulle hea asi, kas see on mulle eluks või on see tegelikult mulle hoopis halvaks. Ja kui me selle järele hakkame asju tegema, siis me hakkame märkama seda, et me hakkame rohkem asju märkama, sest mida me rohkem ennast distsiplineerime, mida rohkem me kogu aeg nii-öelda jälgime ennast, seda lihtsamaks need asjad lähevad. Miks? Sest et me avastame neid asju palju kiiremini äkki, sest et me oleme nüüd harjunud kogu aeg nii-öelda läbi filtri asju tegema ja vaatama ja kuulama ja jälgima. Nii et teeme neid väikseid muudatusi ja kas või see väike nipp, et küsida, kas ma saan öelda kiitus Issandale, et selle järgi teha see otsus, kas ma võin neid asju mõelda, kas ma võin selle asja peale vaadata või tegelikult ma peaksin oma pilgu ära pöörama, sest et lõppkokkuvõttes see ei vii mind hea asja suunas ja see ei vii mind hea asja tulemuseni.